Tere! Jätkame täna Välisministeeriumi mälusarja ja mul on suurim hea meel olla täna siin koos Marje Massaga, minu kauaaegne kolleeg, pikaajaline diplomaat ja sellest räägimegi täna, millist elu oled sina elanud ja kuidas sinust sai diplomaat. Aga enne kui me sinna jõuame, kas ma tohin küsida täna, kui sa enam aktiivselt diplomaadina ei tööta? Mis sa teed? Tere, Kerli! Rõõm sinuga kohtuda, sest meie karjääri teel on olnud selliseid ühiseid hetki. Ma usun, et saame neistki täna rääkida. Aga selle pisut enam kui 2 vaba aasta jooksul olen ma vist ära lugenud rohkem krimiraamatuid kui kunagi varem, sest nüüd on selleks aega. Ma olen taas ära õppinud käsitöö tegemise ja detsember ja november on mul alati väga kiired kuud. Miks? Nimelt on mul üks selline hobi, ma küpsetan erilisi jõulukeekse. Ja kõik sõbrad ja tuttavad juba teavad, nii et mul on väga palju tellimusi. Mul on juba valmis 23 keeksi. Ma kahtlustan, et kui sa aktiivselt tööd tegid, siis selleks kõigeks nii palju aega ei olnud. Siis oli natuke vähem neid keekse, aga ma teen seda juba kuskil rohkem kui 10 aastat. No nii, aga me vast jõuame sinna keeksideni veel lõpuks tagasi, et kust tulevad töö kõrvale ka hobid ja kuidas neid hoida. Aga kuna me täna mälusarjas räägime sellest, kuidas Marje sinust sai diplomaat ja kuidas on sinu tööelu sind viinud erinevatesse riikidesse tegema erinevat tööd, et kui alustame päris algusest, et enne kui sa Välisministeeriumisse tööle tulid, sa tegid juba ka ju tegelikult tööd päris pikki aastaid, et kas sa räägid lühidalt sellest, mis juhtus enne, kui sa jõudsid Välisministeeriumisse? Jah. Ilmselt pean ma selgitama nooremale publikule, et minuealised, kui nad ülikooli lõpetasid, ma lõpetasin Tartu Ülikooli 75. aastal tööstuspsühholoogia erialal ja toona oli kombeks, et kõik lõpetanud said ka suunamise. Pingerea alusel oli võimalus valida nimekirjast koht. Meie kursusel läks see suhteliselt ladusalt, sest et Tallinna inimesed tahtsid Tallinnasse, Tartu inimesed tahtsid Tartusse, seal oli ka kohti, aga kuna mina olin pärit väikesest maakohast, siis mina pidin vaatama, kus saaks ka elamispinda. Ja üks asutus, kes seda ka pakkus, oli Tallinna elamuehituskombinaat. Elamuehituskombinaat asutati 1961, sinna suunati üks terve tööstus- ja tsiviilehituse kursus toonasest Tallinna Polütehnilisest instituudist. Ja paraku oli kontori personal peaaegu täielikult venekeelne. Nii. Et meil oli väga tore sekretär, meil oli fantastiline peainsener ja siis mina ja ega neid suurt rohkem seal ei olnudki, kes eesti keeles rääkisid. Nii et toona oli mul väga palju kasu sellest, et mul oli fantastiline vene keele õpetaja keskkooli ajal, keda ma siiani meenutan väga hea sõnaga, sest ma pääsesin ka ülikoolis vene keele õppimisest, sest esimene eksam andis mulle selle õiguse, et ma oskan piisavalt. Nii, et sul oli vene keelest kasu ka kohe oma esimesel tööpostil? Absoluutselt. Aga mis tööd sa tegid või millega üldse tegeleb tööstuspsühholoog? No tööstuspsühholoog võiks väga paljude asjadega tegeleda, aga mulle tundub, võib-olla ma olen pisut ülekohtune elamuehituskombinaadi suhtes, aga kuna see oli edukas ettevõte, siis nad pidasid oma renomeele heaks ühte psühholoogi pidada. Amet oli mul tõsi küll insener-sotsioloog. Ma ei tea, kuidas insener ja sotsioloog kokku hakkavad, aga minu töökoht oli majandusliku analüüsi büroos. No tegelikult oli nii, et ma tegelesin alkoholismi vastase võitlusega ja igasuguste muude selliste hoidsid moraali kõrgel. Ja tööaja kontrollimisega ja muu sellise kribu-krabuga. Aga kui ma lapsepuhkuselt tagasi tulin, siis oli mind väga osavalt personali või õigemini
toonase nimetusega kaadriosakonda paigutatud ja siis ma hakkasin tegema tegelikult päris korralikku personalit tööd. Ja aga tegin seda kuni 79, 4 aastat. Ja siis juhtus see, et mind kutsuti tööle kommunaari. Kommunaarile oli hästi selline uute ja väskete ideedega direktor Kaljo Johansoo ja tema uskus psühholoogidesse. Majas oli tööl 6 psühholoogi, aga tema idee oli see, et psühholoog ei peaks töötama psühholoogina otse, vaid ta võiks teha mingit muud tööd. Mina läksin sinna tööle kaadriosakonna juhataja asetäitjaks tegelema juhtide reserviga. Üks psühholoog oli meil direktori asetäitja, paar psühholoogi proovis ametit ka tsehis meistrina, siis meil oli juhtimislaboratoorium, kus oli psühholoogia tööl, nii et see oli väga-väga põnev aeg. Ütleme nii, et see tsehi eksperiment päris hästi välja ei tulnud. Nii et sinust kingsepa ei saanud? Kingsepa ei saanud, aga jah, kaadriosakonnas ma töötasin edasi, mõne aja pärast hakkasin ma seda osakonda juhtima ja siis algas uus ajajärk, nimelt kommunaarile ehitati uus maja. Ja meil oli vaja väga palju inimesi värvata. Meil oli vaja käepikendust ja me tegime lepingu Mainoriga, kes meid siis aitas. Ma arvan, et me kasutasime toona selliseid värbamismeetodeid ja nippe, mis tänapäevalgi väga hästi peale läheksid, et olime väga uuenduslikud. Alates sellest, et me palusime oma töötajaid ühistranspordis suhteliselt kõva häälselt rääkida, kui hea ja tore on uues kommunaaris töötada. No nii, et inimeste kaudu levitada seda, et kuhu tööle tulla. Just ikka see, mis sõbranna räägib, on ikka kõige kindlam info. Töötasime abiturientidega, püüdsime seda infot levitada linnas, meil olid kõik võimalikud lahtiste uste päevad, noorte vastuvõtud, missikonkursid, mida iganes. Kui kauaks sa jäid kommunaari? Kommunaaris ma töötasin 14 aastat ja mul oli tunne, et see on juba piisavalt rutiinseks muutunud. Aga ajad muutusid. Venemaa turg kukkus ära. Eesti oli taas jälle vaba ja iseseisev, aga selliste suurte firmade jaoks nagu kommunaar oli see pisut hävitav, nii et tegelikult oli tegemist hääbuva organisatsiooniga. Ja me räägime praegu siis 90ndate algusest. Ja 90ndate algus. Ja kui meie peaaegu 4000 töötajast oli järgi jäänud 2000, siis ma leidsin, et nüüd on minul ka aeg minema hakata ja hakkasin ringi vaatama. Võitsin mõned konkursid, kuhu ma plaanisin tööle minna, aga siis ma sain kõne Välisministeeriumist, toonaselt personaliülemalt Katrin Maasingult, kellega me olime kokku puutunud Mainori lepingu raames. Kes juba teadis, et sa oled selline uus ja noori ja innukas. Ta teadis mind ja asjal on veel üks niisugune võib-olla pisut naljakas nüanss. Ja selle nimi on kollane kaart. Ja räägi, mis on kollane kaart? Kas sina tead, mis on kollane kaart? Ma olen kuulnud, et selline asi on olnud, aga minul isiklikult ei ole seda olnud. Äkki sa jagad? Jah, see ei ole tegemist kollase kaardiga, mida jalgpallis kasutatakse. Aga võib-olla ühe Eesti enim räägitud ja enim kirutud seaduse, eluruumide erastamise seaduse alusel hakati siis rahvale välja andma rahvakapitali obligatsiooni arvestuskaarte. Ja nende alusel sai siis pärast eluruume erastada. Sellele kaardile kanti tööstaaž, õppimine, mingi aeg lastega, laste eest hoolitsemise eest ja nii edasi ja nii edasi. See oli paras matemaatika ja eeldas, et inimeste kohta on olemas piisavalt hea andmebaas. Ja täna see tundub kõik väga loogiline. See tundub kõik väga loogiline. Mina olin kommunaaris sellega tegelenud ja
noh, ma tegelikult ei plaaninud üldse diplomaadiks saada. Ma läksin Välisministeeriumisse tööle kindla teadmisega, et ma olen selline korralik ametnik. Ma saan aru, et sa võtsid kohe Katrin Maasingu pakkumise vastu. No ma tegelikult mõtlesin ja kui ma nüüd tagasi vaatan, siis kui ma olin nädal-poolteist töötanud, siis ma kirjutasin lahkumisavalduse sahtlisse valmis. Okay. Sest mind pisut hirmutas see, millises seisukorras oli personali arvestus. Aga võin ma siiski küsida, mis oli see põhjus, et sa esimese hooga selle pakkumise vastu võtsid, kui kõrval oli ka tegelikult muid valikuid? Oli muid ja märksa, ütleme, parema tasustamisega pakkumisi, aga põhiline põhjus oli see, et Välisministeerium asus minu kodule väga lähedal. Okay. Ja ma olin kommunari sõites piisavalt palju kannatanud Tallinna ühistranspordi tõttu. Nii et see tundub võib-olla tänapäeval väga naljakas, aga see oli tõesti üks selline motivaator. Ja kui ma siis tööle asusin, siis minu töölaua nurga peal oli ilus paks virn neid kollaseid kaarte, mis ootasid täitmist. Ja see oli ühtepidi oli minu õnn, sest selleks, et seda kaarti täita, oli vaja inimeste kohta piisavalt infot. Tööraamatut, diplomit, muud infot. Sa said kohe kõigiga tuttavaks? Ma sain kõigiga tuttavaks, ma sain kõigi andmed korrastatud ja see oli suur töö, aga see oli väga, väga efektiivne ja väga viljakas. Ja aasta oli siis 93? Aasta oli 93. Kas sa mäletad praegu, kui palju inimesi tol hetkel Välisministeeriumis umbes üldse töötas? See oli väga aktiivse värbamise aeg. Neid oli kusagil natuke peale 200, aga pidevalt võtsime inimesi juurde tööle ja toona oli selline kena tava, et minister, minu tööletuleku ajal oli minister Trivimi Velliste, iga 4 kuu kohta korra minister võttis vastu kõik uued töötajad. Ja need, kes olid juba 4 kuud töötanud, need tundusid ikkagi juba väga kogenud ja pikaaegsed kolleegid, sest neid uusi ja noori oli seal ikka palju. Kas sa mäletad, mitmes sina ise olid, sest oli ju aeg, kui sai veel Välisministeeriumi töökaardi järgi enam-vähem teada, et mitmes Välisministeeriumi töötaja sa oled? Ma vist ei mäleta seda numbrit, aga see oli suhteliselt väike number, et muidugi seal oli ka neid inimesi, kes olid Toompealt üle tulnud. Aga siiski, 1,5 nädalat hiljem sa ütlesid, sa kirjutasid avalduse valmis, et sa lähed. Kas see kontrast oli niivõrd suur sellise, nagu sa oled võib-olla varem ka öelnud, et hääbuva kommunaari ja nüüd väga start-upiliku Välisministeeriumi vahel? Ja see oli muidugi kapitaalne muutus, aga see hirmutas mind pisut selle tõttu, et mulle tundus see mägi, millest tuli üles minna, väga suur. Ja toona oli veel üks nüanss oli see, et kui mina tööle läksin, siis oli kummaline struktuur personalitöötajate osas. Meil oli personaliülem, kes oli nii-öelda asi iseeneses, allus kantslerile ja personalibüroo inimesed allusid haldusosakonna juhile. Nii et personalijuhil ei olnud alluvaid. Okay. Aga koos minu tulekuga tekkis ka personaliosakond. No see päris kõigile ei meeldinud, nii et käskkirja alla kirjutamine võttis aega oma 3 nädalat, enne kui see valmis sai. Struktuurireformid on alati valusad, eks? Aga osakond moodustati ja on tänaseni töös ja tublisti tegus. Aga kauaks sa jäid? Ma kujutan ette, et sa mitte igavesti ei jäänud kollaste kaartidega tegelema. Ei. Seal oli palju lõbusaid seiku, aga 1. jaanuarist 1996 jõustusid siis välisteenistuse seadus ja avaliku teenistuse seadus, mis panid meile ikkagi juba märksa selgemad regulatsioonid. Ja paralleelselt pean nüüd kolima Moskvasse. Nii et sa läksidki nimelt päriselt Moskva saatkond, mis tegelikult veel selle ajani figureeris kui võõraste maja oma ühe poolega. Et see vajas nagu korrastamist. Ja juba personaliosakonnas töötades ma olin ikkagi aeg-ajalt käinud Moskvas
koondamisreididel. Aga kas sa äkki lühidalt räägid sellest tõesti, milline oli 90ndate keskpaigas Eesti saatkond Moskvas, mis ei olnud kindlasti ei traditsiooniline saatkond ja veel vähem iseseisvuse taastanud riigile võtta üle üks esindus, mis on töötanud tegelikult pikalt hoopis teise režiimi all ja tõesti, nagu sa ütled, ka külaliste maja juures, et kas sa kirjeldaks pisut seda eluolu, mis too aeg seal saatkonnas tegelikult oli? Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis ajal, kui mina hakkasin seda koondamist seal ette valmistama, töötas koha pealt palgatud inimesi seal 128. Alates sellest, et seal olid toateenijad, vanemtoateenijad, koristajad, administraatorid, suur hulk inimesi sööklas, hulk autojuhte, kes teenindasid selles külaliste majas paiknevaid kontoreid ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Pesumaja, töölised. Nii et üldse mitte inimesed, kes oleks saatkonna tööga seotud. Üldse mitte saatkonnaga ja selge on see, et see ei klapi nagu diplomaatilise esinduse funktsiooniga absoluutselt kokku. Ja kuna need lühikesed reidid ei olnud siiski väga efektiivsed, siis otsustati, et ma saan paariaastase lähetuse, sest ega siis küsimus ei ole ainult inimeste koondamises, on vaja ka ülesanded ringi jagada, ametijuhendid korrastada ja nii edasi. Kas sina oled ka see põhjus siis, miks külaliste maja kinni pandi? Ma mäletan, aastaid hiljem veel küsiti, et kas saatkonna sööbida saab. Ja ma arvan, et toonane suursaadik Mart Helme oli muidugi see, kes seda vedas, seda protsessi. Aga mina olin see, kes selle siis paberi ja inimestega nagu paika pani. Ütleks, et laias laastus läks siiski suhteliselt ladusalt. Inimesed mõistsid, et see etapp on läbi. Aga veel aastaid hiljem helistati mõnel telefonil, mis oli meil seal külaliste maja poole peal, helistati ja küsiti, kas mõnda turismireisi või vanni ostu, nii et nalja sai sellega palju. Aga kui ma siis 2 aasta pärast Moskvast lahkusin, siis oli neid koha pealt palgatud inimesi jäänud 28. Nii et 100 olin ma suutnud ära koondada. Nii et sellel hetkel kogu sinu varasem kommunari kogemus tuli väga abiks. See kulus ära, sest et kui sa oled 2000 inimest juba koondanud, siis 100-ga saab ka juba hakkama. Mis sellest külaliste majas sai? Meie enda töötajad asusid külaliste majja elama ja see oli ka omaette põnev, sest et tegemist oli kõige tavalisemate hotellitubadega. Kööke meil ei olnud, paralleelselt käis remont ja mäletan, kui ühte vabanenud tuppa saime esimest korda paigutada väikese elektripliidi, millise rõõmuga siis inimesed tormasid sinna süüa tegema. Õnneks oli saatkonnal olemas oma söökla ja lõuna ajal saime sooja toitu sealt. Mõned võtsid ka õhtuks koju kaasa, aga kuidagi moodi elati see aeg üle. Aga kui ma 98 Moskvast lahkusin, siis olid kõikidel juba oma korterid. 2 hotellitoast tehti 2 või rohkemast. Ehitati siis kokku üks korralik korter. Ja see oli juba hoopis teine elustiil ja elukvaliteet. Aga Marje, räägi, praegu me oleme rääkinud sellest, kuidas sa Välisministeeriumisse sattusid ja mis tööd kohe tegema asusid, aga me ei ole siiamaani puudutanud sõna diplomaat ega diplomaatia. Kas ma saan õigesti aru, et need esimesed aastad sa veel Välisministeeriumis diplomaaditööd otseselt ei teinud? Täiesti õigesti aru saadud ja nagu ma ka mainisin, et 1. jaanuarist 1996 jõustus siis välisteenistuse seadus ja selle seaduse alusel ka personalibüroo direktori ametikoht, kuhu ma peale Moskvast tagasitulekut sattusin, osutus siis diplomaatiliseks ametikohaks. Nii et sa läksid Välisministeeriumi personaliosakonnast veel mitte diplomaadina ja tulid tagasi ja siis tuli teha valik, et kui sa tahad personalibürood juhtida, tuleb saada diplomaadiks. Tuleb saada diplomaadiks ja see tähendas seda, et tuli teha ka atašee eksam.
mis sest, et sa tegelikult Välisministeeriumis juba töötasid. Ja just. Aga eksami ma ära tegin ja jäin personaliosakonda siis veel 3 aastaks. Kas sa äkki räägid ka lühidalt, mis asi on atašee eksam? Kes on atašee? Atašee kõlab väga uhkelt. On ju? Ja ma mäletan, kui ma sain siis järgmine aste atašeele. Atašee on madalaim diplomaatiline teenistusaste. Järgmine sellele on 3. sekretär. Ma mäletan, kui ma sain 3. sekretäriks, see eeldab teatud teenistusstaaži olemasolu. Sain oma sõpradega kokku ja uhkelt teatasin, et ma sain 3. sekretäriks. Kas nad mõistsid sind? Selle peale nad küsisid, millega sa hakkama said. Et sult atašee teenistust ära võeti? Jaa, et atašeest said lahti. No tuli seletada. Aga põhimõtteliselt on nii, et järgmisele teenistusastmele jõudmiseks peab olema sul piisavalt staaži. Iga teenistusastme vahel on see ajavahemik seadusega määratud ja mõningatel liikumistel on vajalik ka teatud kogemus, kas siis juhina või mõni projekt või midagi sellist, et see ei ole päris nii, et automaatselt tuleb. Aga too aeg siis ma saan aru, juba kuna sa tulid peamajja tagasi, siis personalibürood juhtima oli ikkagi oluline, et sa juba võtaksid ka sellise diplomaadi karjääri sealjuures siis ette, läbiksid erinevad eksamid ja ma tean, et sa tegid 1 eksami veel. Mis sa veel tegid? Mida sa nüüd silmas pead? Samal ajal sa hakkasid ju tegema ka konsulikutset, kas see ei olnud nii? Paar aastat läks mööda ja siis algas üks selline tõeline ja korralik konsulite kursus, kuhu ma ka ennast kirja panin ja selle kursusega läbisin. See eksam oli päris korralik ja anti välja tunnistus. Ma arvan, et mul on vist siiamaani kõige väiksema numbriga konsuli kutsetunnistus. Mul on number 2. Number 1 tunnistuse omanik läks küll Välisministeeriumist üsna varsti ära, nii et aga jah, mul on number 2. No nii, aga milleks on üldse vaja konsuliks läbi kursuse õppida? Et kas see ei ole siis nii, et kui juba otsustad konsulik tööle minna, et siis töö käigus õpid, et mis sa praegu tagantjärele vaatad, et mis on see, mida tegelikult enne konsuliks saamist õpitakse ja miks see võiks vajalik olla? Eks ta päris algul oligi nii, et said ameti ja oskused tuli siis töö käigus omandada. Aga konsuliamet on siiski väga spetsiifiline ja nõuab väga palju väga erinevaid teadmisi, sest paljudel konsuli otsustel on ka järelmõju. Mitte ainult sellele inimesele, vaid ka võib-olla tervele Eesti riigile. Ja see kursus oli muidugi äärmiselt vajalik. Mina alustasin kohe 2001 sain selle kursuse lõpetatud ja 2001 suvel ma asusingi tööle konsulina Peterburis. Nii et sul oli kohe ka sain nagu hakata praktikasse rakendama neid oskusi. Aga loomulikult elu on palju keerulisem, elu on palju mitmekesisem. Et selle tõttu ikkagi tuli leiutada üht ja teist juurde. Aga ma ei tea, kas sa nõustud minuga või mitte, aga mul on enda ajast, kui ma Moskvas töötasin, meeles see, et nii mõnegi inimese jaoks, nii nagu atašee tundus kõlavam kui 3. sekretär, tundus konsul tähtsam kui suursaadik, kuna tavainimese jaoks konsul oli see, kelle käest tuli küsida viisat taodelda, passi tulla taotlema, mida kõike. Puht praktilistel kaalutlustel kindlasti konsul oli eluliselt tähtsam. Aga seal oli ka selliseid, ma usun, et eks võib-olla sinagi oled kuulnud selliseid lugusid, et ma ei olnud ju sugugi esimeses nooruses, kui ma Peterburi tööle läksin. Ma olin just 50 saanud ja kindlasti mitte verisulis noor naisterahvas. Aga ikka tuli seda ette, et kui sa olid mõne viisataotleja või mõne muu konsulaati pöördunud inimesega vestelnud, siis ta vestles sinuga küll kenasti, aga küsis lõpuks, et
aga millal ma konsuliga kokku saan? Kes peab meesterahvas see olema? peab meesterahvas olema, et naisterahvas ei sobinud mitte. Peterburi aeg oli hästi intensiivne, sest just sel ajal oli viisataotluste arv hakanud tormiliselt kasvama. Oma esimesel töökuul ma tegin umbes 5000 viisaotsust. Kas sa julged natuke rääkida ka seda, mis juhtus sinu esimestel päevadel, mida sa võib-olla nii värvikalt ei saa täna siin kirjeldada, aga et see esimene hetk, kui sa konsulaati sisse astusid? See oli karm. See oli karm. Ma saan aru just sellel samal põhjusel, et töö ootas juba ees. Töö ootas ja toona me mõõtsime, minu kabinetis oli selline täismahus diivan. Ja toona me mõõtsime viisataotluste arvu, mõõtsimegi diivanites. See oli, ma olin paar päeva varem kohal, et tutvuda olukorraga ja esmaspäevast pidi siis algama minu päris tõsine töö. Reede õhtul meie tublid viisasekretärid täitsid minu diivani viisataotlustega, kena naeratusega ja teatega, et need on need, mis esmaspäeval tuleb välja anda. Aga siin tuli appi jälle juhus, et meil oli külas Moskva suursaatkonna konsulaarosakonna pealik, nüüdseks juba meie hulgast lahkunud Eero Viil, kes ka konsulaati külastas ja ma ei jätnud juhust kasutamata. Kogemustega kolleeg aitas mind nii mõneski sellises tundmatus olukorras, sest oli selliseid viisaliike, mida me ei olnud varem nagu teadnud või näiteks piiriviisad, mis oli Peterburi eripära. Kellele neid anti, kui sa lühidalt räägid? See oli kokkulepe. Meie siis andsime neid viisasid Ivangorodi, Jaanilinna ja sealse kandi piiriäärse piirkonna elanikele ja vastavalt siis Vene pool, Narva konsulaat andis siis Narva ja sealse kandi inimestele. Kellel oli siis kellel oli mingi põhjus, et kas olid lähisugulased, hauad teisel pool piiri, ka kultuuri ja omavalitsuste koostöö. Nii et ma saan aru, et lisaks sellele, et oli algul koolitus, siis koha peal tuli välkõppus Eero Viili käe all. Tuli. Aga elu areneb ja muutusi tuli palju. Meie alustasime Peterburis ka viisaregistriga, mis alguses ei olnud ju internetipõhine. Alustasime selle pilootprojektiga. Selle juurutamine võttis omajagu aega, aga see läks käima. Ja nüüd jõuan ma sinnamaani, kus meie teed ristusid. Kui 3 aastat Peterburis sai täis, siis mind ootas Kiiev järgmise lähetuskohana. Ja sina pidid tulema mind ja sinu asemel pidin tulema just. Ja olid jõudnud juba meil käia ka praktikal ja kohta vaatamas ja tutvunud inimeste oludega. Mulle väga meeldis see mõte, et ma tulen Peterburi. Aga elu tegi siin korrektiivid. Ja kuhu sa sattusid? Mina sattusin Moskvasse siis tõepoolest, sest nii nagu võib juhtuda meie diplomaatilises elus, et avanevad ootamatult ametikohad, mis ei olnud sellel aastal üldse konkursil. Ja siis tuleb kiirelt leida lahendused ja inimesed ümber mängida. Seda sa muidugi endise personalijuhina ju oskad väga hästi ka kirjeldada, et kuidas see tegelikult see malemäng üldse kokku satub või pannakse, et näiteks kas või seegi, et kuidas sina Peterburi üldse jõudsid, et mismoodi see majasisene konkurss üldse käib või kuidas diplomaadid osutuvad ühte või teise kohta lõpuks pikaajalisse lähetusse minema? Kui on teada reeglina seda tehakse piisava ajavaruga, et inimesed jõuaksid ette valmistada. Mõnikord on ju vaja ka keelt õppida või kohalike oludega tutvuda. Piisavalt varakult antakse siis teada, millised kohad järgmisel suvel vabanevad. Ja praegu on see reeglina 1. august, kus vahetus toimub, varasemalt päris alguses. Kui me saatkondi hakkasime avama, siis võis juhtuda, et mina näiteks Moskvasse läksin üldse aprillis.
ja toona oligi nii, et need lähetused võisid alata ka muul ajal. Aga selleks, et inimestel oleks nagu võib-olla ausam valida, et kõik kohad avanevad nagu korraga ja kõik saavad valida siis nende hulgast, mis neile enda meelest tundub nagu kõige sobilikum vastavalt nende haridusele, keeleoskusele, võib-olla ka sellele, kuidas perele passib. Aga see on aus konkurss. Ühele kohale võib olla ka mitu kandidaati. Atesteerimiskomisjon teeb siis oma otsuse ja valib kõige sobivama. Sellest antakse siis avalikult teada. Ja siis, kui juhtubki see olukord, et mõni koht, mis ei olnud planeeritud üldse avanema, korraga avaneb, siis ka pärast konkurssi tehakse kiired ümberkorraldused. Siis tuleb, jah. Sest sina mäletasid, mina olen juba unustanud, aga sina mäletasid, et tõepoolest ma olingi juba Peterburi ära määratud sinu kohale. Ja siis, kui mulle tehti pakkumine hoopis Moskvasse minna, siis see tähendas sinu jaoks, et tuli ka kiirelt ümber mängida. Tuli kiirelt ümber mängida ja ma tõesti nõustusin veel mõneks ajaks Peterburi jääma, sest et Peterburi oli väga tore koht. Aga tõesti, ma ei plaaninud sinna nii kauaks jääda, nagu välja tuli. Sa olid kokku 6 aastat? Kokku 6 aastat Peterburis. Aga Eesti hakkas liituma Schengeniga. Ja Peterburi oli siis üks koht, kus Eestit otsustati hinnata. Mis tähendas ikka karmi kadalippu? See tähendas karmi ettevalmistust ja loomulikult siis ei vahetatud ka personali sel ajal. Aga mida see oleks tähendanud, kui hindamine ei oleks läbi läinud, et me ei olekski saanud 2007 Schengeniga ühineda? Halvimal juhul jah. Õnneks läks meil hästi. Sa olid hästi ette valmistatud, eks ju, tegid kõik? Meil oli tõeline luuretöö, et meie toonane peakonsul Lauri Pambus sõitis Moskvasse, kus oli hindamiskomisjon, see oli siis kogu Schengeni peale oli see komisjon kokku pandud, töötas, uuris vaikselt, mida uuritakse, kus uuritakse, mida vaadatakse ja siis me vahetasime infot ja meie siis seal konsulaadis koha peal siis püüdsime kõik õigesse konditsiooni panna. Me saime väga kõvasti kiita selle töö eest, mida me tegime turismifirmadega. Sest tõepoolest me kontrollisime nende tausta, jälgisime nende tegevust, koostööd Eesti firmadega ja see seati isegi eeskujuks Schengeni koostöös. Lõppaktis oli see sees ja seda oli väga meeldiv sealt lugeda. Ja nagu sa ütled, et kindlasti üks pluss sellele oligi see, et kuna otsustati sel hetkel siis, et inimesed ei vahetu, vaid sina pikaajalise konsulina juba suutsid tõesti viimse detailini seda kõike seal hoida ja paika panna, et siis no ma loodan, et minu väike roll selles oli. Näed, mina ei ole siiamaani nüüd Peterburi tööle saanud, eks? No sul on veel võimalus. Aga kas sa räägiks lühidalt ka sellest, nii palju, kui sa saad muidugi, et mis tähendab olla 6 aastat Peterburis, töötada Eesti peakonsulaadis? Kuidas see elu tegelikult välja näeb, et sa oled justkui võõras riigis, aga töötad siiski jätkuvalt Eesti jaoks? Ma arvan, et see on üks rotatsiooni võludest. Sest kui sa lähed, vahet ei ole, millisesse riiki või millisesse asupaika sa tööle lähed, sa tead, et see on ajas limiteeritud. See on kindel periood, mil sa oled külaline ühes teises riigis. Ja sa tead, et sa saad alati mingil hetkel taas koju. Peterburi 6 aastat läks väga ruttu tegelikult. Esimesed kuud, ma mäletan, kui ma olin kuskil 3-4 kuud olin ära töötanud, läksin Eestisse, sain sõpradega kokku ja nad küsisid, mida sa oled juba jõudnud vaadata, mida sa oled näinud. Nagu linna peal, jah? Nagu linna peal. Ja siis ma pidin tunnistama, et täpselt seda, mida ma oma kabineti aknast näen, et rohkemaks ei ole aega olnud. Aga see muidugi muutus, sest Peterburi on niivõrd rikka kultuurieluga. Ja me ei pea kellegile nimetama Maria teatrit või Ermitaaži. Aga on selliseid väikeseid kohti, mida võib-olla igaüks kohe ei taipagi külastada,
minu üks suur lemmik oli Ermitaaži teater. Mitte siis Ermitaaž ise, vaid? Just nimelt Ermitaaži teater. Ermitaaži teatri rajaja või idee käsuandja selle loomiseks oli Katariina Teine. Ja kui sa mõtled seal teatris istudes, see on amfiteatri kujuline, ja kui sa mõtled seal istudes, et võib-olla siin istus Potjomkin, võib-olla siin istus Katariina, siis on päris põnev. Meil oli väga hea koostöö konsulaadil väikese galeriiga Noomi, kus me korraldasime hästi palju ka Lätiga koos igasuguseid näitusi, happening'e. Peeter Alliku näitused olid seal ja selle galerii omanik ja juhataja Veera Pibinova oli suur Eesti ja Läti sõber ja tema abiga me saime väga toredaid üritusi seal korraldada. Kas ma saan su jutust siis õigesti aru, et lisaks sellele, et igapäevaselt konsulitööd teha, kodanikele teenuseid pakkuda, viisataotlusi menetleda, siis tegelikult üks suur osa tööst on ka Eesti kultuuri tutvustamine koha peal? Vaieldamatult. Et Peterburi on piisavalt lähedal Eestile, et need otsekontaktid on ka väga head. Aga konsulaat muidugi omalt poolt püüdis igati kaasa aidata ja tõesti, seal oli väga põnevaid üritusi. Üks üritus, mida ma ka tahaksin mainida, oli džässipäevad, Eesti džässipäevad Peterburis. Teatavasti Peterburis oli selline suurepärane asutus nagu džässifilharmoonia, mis on vist terves maailmas suhteliselt unikaalne. David Kološokin oli selle hing ja eestvedaja. Käisid meil seal Eesti parimad džässmuusikud. Sofia Rubina oli siis alles alustanud Villu Veski ansamblis ja see kontsert läks muidugi seal džässifilharmoonias, läks nagu täiele majale ja väga suure huviga Peterburi publiku poolt. Et selliseid üritusi oli nagu palju ja see käib nagu oma riigi tutvustamise juurde eelkõige. Et ka kohalikule rahvale näidata seda, mis meil siin on pakkuda. Teha Eestit suuremaks. Kindlasti. Aga räägi, kui see 6 aastat ikkagi Peterburis otsa sai, ühel hetkel see aeg siiski tuli, isegi kui see aeg pikenes rohkem, kui sa oleks oodanud. Sa oled öelnud, et see organisatsioon, kuhu sa siis tagasi tulid, ei olnud enam endine, et selle 6 aastaga oli siiski üksjagu muutunud. Jah. Kui ma Välisministeeriumisse tulin, siis mulle väga meeldis see, et väga palju oli sellist õhinapõhisust. Mul on meeles üks jõulupidu. Aastat ma ei mäleta, aga see oli küllaltki minu tööletuleku algusaastatel. Jõulupidu pidi toimuma seal Sakala keskuses, mis oli vanas Sakalas, mis oli meile väga lähedal. Aga viimasel hetkel selgus, et mingi poliitiline sündmus maailmas oli toimunud ja meie poliitikaosakond pidi kiiresti reageerima, mingi seisukoha kujundama, mingi dokumendi koostama. Terve maja elas sellele kaasa. Me ei saanud peoga enne peale hakata, kui poliitikud olid selle kokku saanud. See oli tõesti kõikide mure. Mitte, et me oleksime seda dokumenti draftida aidanud, aga just see, et kõik nagu elasid kaasa ja kõik tahtsid nagu ühiselt selle asjaga ühele poole saada. Et sellist nagu vaimustust, no loomulikult see ei saa igavesti kesta. Et organisatsioon areneb, muutub ja tekivad ka igasugused probleemid, millele algul võib-olla ei oskagi tähelepanu pöörata. Et kui ma nüüd vaatan sellele personali inimese seisukohalt, siis mäletan, kui meil hakkasid tekkima, no meil oli palju noori majas. Kui meil tekkis esimest korda olukord, kus meil oli päris palju noori naisi, olid lapsehoolduspuhkusel.
ja see oli midagi täiesti enneolematut, et tekitas nagu segadust, et kuidas, et inimesed on ära, nad mingil hetkel tulevad tagasi, et kuidas seda olukorda hallata, kuidas sellega toime tulla. Noh, selle lahendasime ära, aga siis mingil hetkel need vanemad olijad hakkasid saama pensioniikka. Siis selgus, et meil on veel mingi probleem. Et organisatsioon nagu õppis nagu elama teatud probleemidega. Samm-sammult saad suuremaks, eks ju. Aasta 1995 mul oli võimalus käia Rootsis ühel koolitusel, kus meile räägitigi eelkõige personaliprobleemidest. Ja toona nii mõnigi probleem tundus meile, ma olin seal koos Mati Vaarmaniga, kes oli tookord haldusala asekantsler, tundus meile nagu kummaline. Mäletan ühte Rootsi suursaadikut, kes kurtis, et kui ta sai teate, et ta on määratud suursaadikuks Hiinasse, mis on siiski väga vastutusrikkas ja väga oluline ametipost, kuidas ta selle teatega koju läks ja kuidas tema poeg ütles, et mulle ei lähe see korda, mina kaasa ei tule. Meile tundus see kummaline, sest toona oli väga prestiižne saada välismaale tööle. Ma usun, et me tänaseks oleme jõudnud sellesse olukorda, kus tõepoolest pere ei lähe kaasa diplomaadiga. Kas selle tõttu, et lastel on oma tegemised või on abikaasal karjäär pooleli, et nüüd on see meile kätte jõudnud. Ja mitte täna, vaid ikka juba mitmed aastad tagasi. Siis kindlasti oli ka see suur erinevus, et millised olid palgad Tallinnas ja millised olid üldiselt sissetulekud välja minnes, eks ju, lähetustasud, mis sinna juurde tulid. Et kindlasti oli see üks täiendav selline motivaator, miks ka. See oli kindlasti üks põhjus, miks välislähetusse minek oli soovitud. Aga mis oli see organisatsioon, kui sa tagasi tulid? Praegu me räägime sellest, mis oli alguses, aga nüüd, kui sa ütled, et tulid Peterburist, midagi oli teisiti? Jah, organisatsioon oli muutunud tavaliseks. Mis sa peaks ju nagu hea olema mõnes mõttes, kas ei ole? Kindlasti on see ühtepidi hea, sellepärast, et reeglid olid selgemaks saanud. Ei olnud vaja leiutada jalgratast igal jumala päeval. Aga rõõmu oli vähem, lusti oli vähem, töölusti oli vähem. Et see torkas, kui sa oled pikalt ära olnud, siis see torkab nagu silma, sa saad neist muutustest aru. Aga paraku jah, mul ei õnnestunudki koju jääda, sest 96-97 oli selline, 2006-2007 oli selline periood, kus me avasime väga palju uusi saatkondi ja uutesse saatkondadesse oli ka konsuleid vaja. Ja nii siis juhtuski, et sattusin järgmisesse välislähetusse praktiliselt kohe. Ja see koht oli Sofia. Ja see oli natuke siis pääsetee sellest tavalisest organisatsioonist. See oli jälle selline huvitav aeg, sest et saatkond oli just avatud. Ja kui mina Sofiasse lendasin, see oli siis 2007 augusti teises pooles, siis minuga koos lendas ka meie infotehnoloogide ja sideinimeste tiim, kes siis tuli saatkonda kogu meie tehnikat paigaldama. Nii et see oli täiesti algus. Nii et sa said jälle justkui olla uue alguse juures. Uue ja ülesehitamise juures. Ja see oli tõesti põnev. Meil oli väike saatkond. Toona alguses oli meil assjur Krista Kilvet, keda ka enam täna meiega ei ole. Aga Krista oli aastaga, mis ta seal assjurina töötas, oli suutnud juba koondada mõned eestlased, kes Sofias elasid. Meil oli ka aukonsul Sofias. Nii et päris tühja koha pealt me ei alustanud. Aga need ruumid, mis meil saatkonnaks olid valitud, olid tegelikult väga põnevas hoones. Sest see oli selline väike saatkondade tsitadell, kus asusid Soome saatkond, Iiri saatkond,
Lõuna-Aafrika Vabariigi saatkond ja mingi hetk kolis sinna ka Norra ja Kosovo. Ohoh. Nii et selline väga põnev kooslus oli seal. Ja no soomlastega on alati olnud koostöö hea, nii et sealt sai nagu tuge ja abi, kui oli vaja midagi. Kolleegidelt ka nõu, et kuidas selles riigis toimetada kindlasti. Me isegi jõudsime sinnamaani, et keskkonda säästa, kui oli vaja sõita näiteks kas esindusjuhtide või asejuhtide või konsulite kohtumisele, siis me share'isime autot. Me ei sõitnud mitte igaüks oma autoga, vaid me läksime koos ühe autoga. Sofias muidugi oli see, et kuna meil oli ainult 2 diplomaati, suursaadik ja mina, siis tööpõld oli märksa laiem kui lihtsalt konsulina. Ja sai käia ka kõikvõimalikel muudel kohtumistel ja üritustel ja hästi palju sai teha ka kultuuritööd. Et sellest jäi, ma arvan, et päris korralik jälg maha. Nimetame siin Villu Veski ja Tiit Kalluste projekte, kõikvõimalikke näitusi. Kihnu näitus rändas peaaegu terve Bulgaaria läbi ja see oli igal pool äärmiselt populaarne. Ja Sofias tegutses üks selline noor filmihuviline naine, Mariana Hristova, kes vedas Põhja-Balti filmifestivali. Nii et Eesti filme me saime seal näidata päris palju. Ja mul on hea meel öelda, et Mariana töötab endiselt filmialal ja käis meil ka PÖFFil just selle aastal. Nii et tema armastus Eesti filmi vastu on endiselt tugev. Seda on rõõm kuulda, et sa tegelikult ka jälgid hiljem, mis on saanud nendest inimestest, kellega sa oled oma elus ja töös kokku puutunud. Sõbrad jäävad, et näiteks Iiri konsul, kellega ma Sofias koos töötasin, on täna suursaadik Lätis. Ja Läti konsul, kellega koos me Schengeni hindamise läbisime Peterburis, tema oli just sel ajal, kui ma hüppan juba ette, et ma jõudsin mingil eluetapil, jõudsin Riiga konsulitööle, oli selleks ajaks jõudnud Läti välisministeeriumi konsulaarosakonna juhatajaks. Aga liigume siit edasi, sest tõepoolest pärast Sofiat sa olid küll vahepeal Tallinnas, aga siis jõudsidki sa Riiga samuti konsulitööd tegema ja ma saan aru see, et sul varasemast olid juba kolleegid tuttavad, tegi kindlasti sinna sisseelamise oluliselt kergemaks. Seda kindlasti. Riia ja Läti üldse on ju meie jaoks kodune ja armas ja head naabrid. Millal sa olid Riias, küsin ka? Olin Riias 2012 kuni 2016. Aga ma siiski tahaksin veel paar sõna öelda Sofia kohta ja selle kohta, kui oluline on keeleoskus. Nii. Õppisid ära? Mul oli selline vildakas arusaam, et kui ma oskan hästi vene keelt rääkida, siis ma saan sellega Bulgaarias hakkama. Sest Bulgaarias ju väga palju räägiti nõukogude ajal vene keelt, õpetati vene keelt ja üllatus oli suur. Kui selgus, et päris nii see ei ole. Ja eriti noorem põlvkond ei tahtnud nagu üldse vene keeles rääkida. Inglise keelega sai kenasti toime. Aga vanema põlvkonnaga tekkis selline olukord, et kui sa suutsid esimesed 2 lauset öelda bulgaaria keeles, siis sa olid juba sõber ja siis sa võisid vene keeles edasi rääkida. Aga algust tuli teha ikkagi bulgaaria keeles. Meid oli 3, kes olid siis suursaadik, meie sekretär ja mina, kes me siis läksime ja me tegime väikese õppegrupi ja hakkasime siis bulgaaria keelt õppima ja tegelikult sooritasime ka eksamid ja saime vastava tunnistuse. Väike naljalugu ka sellega seoses, et tütar tuli, ma olin umbes aasta töötanud Bulgaarias ja tütar tuli mulle puhkuse ajaks külla ja me sõitsime koos rongiga Kreekasse. Sattusime ühte kupeesse ühe Bulgaaria abielupaariga,
no kellega pika tee jooksul ikka tekkis vestlus. Me rääkisime bulgaaria keeles nendega. Siis tütar vaatas mind ja ütles, ma ei teadnudki, et sa oled keeleselgeks saanud. Et tegelikult, mida ma kõikidele tulevastele diplomaatidele soovitaksin, kes soovivad diplomaadiks saada, õppige keeli. Iga keel on täiendav rikkus. Kas see tähendab seda, et sa õppisid ka läti keelt? Jaa. Kuidas sul see õnnestus? No kirjutama ma ei kipu. Aga sellist viga, nagu ma oma esimesel poeskäigul, ma küll kasutasin sõnastikku, ma ei olnud siis veel õppinud, kasutasin sõnastikku ja püüdsin tõesti läti keeles rääkida ja soovisin osta 200 grammi sinki. Nii. Olin enda jaoks paberile kirjutanud ka need sõnad, aga kui ma siis küsisin, siis müüja vaatas mind väga, väga imelikult. Selgus, et ma olin küsinud 20 grammi. No, seda vist oli natuke vähe. Aga vähemalt sink oli see, mis ikkagi kostus. Jaa, see oli õige. Aga räägi, mis sa Riias tegid? Seal sa olid 4 aastat lõpuks kokku. Kas seal oli ka konsulaartöö ja kultuur või kuidas sa seda Riia aega meenutad? Riia oli üsna mitmekülgse konsulaartööga. Seal oli natuke viisatööd, natuke elamislubade tööd ja muidugi loomulikult kõik see, mis puudutab Eesti kodanikke, sest see on konsuli esmaülesanne tegeleda Eesti kodanikega. Päris palju tuli osutada konsulaarabi. Ja see tähendab mida? Mis on konsulaarabi? See tähendab seda, et mis iganes probleem on Eesti kodanikul tekkinud, siis konsul püüab teda aidata ja leida lahenduse. Noh, see võib olla dokumendi kaotus, see võib olla see, et tal ei ole enam vahendeid, millega koju sõita. Ta võib olla kuriteo ohver, ta võib olla haigeks jäänud, haiglasse sattunud. Noh, meil oli ka selliseid päris kurbi õnnetusi, kus inimene oli kas siis liiklusõnnetuses või mõnel muul põhjusel oli hukka saanud. Aga see ei olnud alati mitte kurb, mõnikord oli see kurb naljakas. Et kui ma siinkohal võiksin paar lugu rääkida, mis minu endaga juhtus. See oli üks kena augustikuu ja tähistati just sellel nädalavahetusel Riia linna sünnipäev. Oli juba päris õhtune aeg ja Riias oli selline komme, et välisministeeriumis Läti välisministeeriumis olid kõikide riikide konsulite kontaktandmed, et kui midagi juhtub, sest neil oli 24/7 valve. Helises minu telefon ja välisministeerium teatas, et politsei on leidnud nende pidustuste keerisest ühe Eesti neiu ja mulje jäi, et tegemist on alaealisega. Kui alaealine on üksinda hädas, siis see on alati selline häirekell ja hakkad muretsema, et mis, kus ja kuidas. Aga selle loo võiks nimetada Lost in Translation. Nii. Kuna oli juba hiline aeg ja mulle ei suudetud ka öelda täpset nime ega sünniaega ega muid täpsemaid andmeid, siis me leppisime kokku, et politsei toimetab selle neiu ühte varjupaika, kes tegelebki naistega, et nad paigutavad ta sinna, sest õhtu oli juba külm ja väidetavalt see neiu oli väheses riides. Kui ma siis jõudsin sinna varjupaika, siis ma ootasin kõike muud kui seda, mida ma nägin. Siis tagant ruumist kõndis välja daam vanuses 50+, riietatuna musta pitspluusi, kandes õlal seda nii-öelda võsakat, seda raadiot. Ja ta oli üsna sõjakas meeleolus. Aga ta oli rahul, et talle oli seal varjupaigas süüa antud ja ta sai soojas toas olla. Et selgus siis see, et politseinik, kes helistas välisministeeriumisse ja teada andis, oli rääkinud vene keeles ja nimetas Devuška. No nii. Devuška läti keeles
transformeerus siis devotškaks. Ja kui siis minuni jõudis juba see info, siis tuli jutt, et see tegemist on alaealisega. No õnneks läks nii, et ma sain ühendust selle daami tütrega ja veel samal öösel ma sain ta bussi peale panna ja koju tagasi saata. Et kõik läks nagu hästi, aga jah, ma arvan, et minu pilk oleks väärinud jäädvustamist. Ma ilmselt ei suutnud hästi varjata. Et see oli su näkku kirjutatud, milline üllatus sind tabas, kui sa seda alaealist siis kohtasid lõpuks. Ja ma arvan, et sama üllatus tabas ka kahte noormeest, kahte Lõuna-Eesti noormeest, kes peeti kinni ühes Riia pargis autost, millega nad olid seal üht-teist ka vigastanud, magasid sitkes unes varasel hommikutunnil. Ja kui siis Läti politsei neid nagu äratama läks, siis noormehed olid ülimalt üllatunud, et nad on Lätis, et nad on Riias, sest nemad olid kangemaid vägijooke tarvitanud ja arvanud, et nad rallivad Lõuna-Eestis ringi. Aga nad ei saanud arugi, kui nad olid piiri ületanud. Nad ei saanudki aru, kuidas nad olid Riiga sattunud. No nii, aga ma kujutan ette, et Riiast ja tegelikult ka ju muudest riikidest, kus sa konsulina oled töötanud, on selliseid lugusid rääkida vast päris pikalt. Kindlasti on. Igal konsulil on oma lood, mis alati meelde jäävad. Kui me Riiast nüüd tagasi Tallinnasse jõuame, sest tegelikult sa Riiast ju tulid Tallinnasse tööle, lõpuks siiski jõudsid tagasi ja töötasid sa siis edasi, kus? Siis ikka oma armsas konsulaarosakonnas, et minu saatus on olnud Välisministeeriumis seotud numbriga 4. Kas sa räägiks lähemalt? Kõik minu töökohad Välisministeeriumis on olnud 4. korrusel, sest nii konsulaarosakond kui personaliosakond asuvad 4. korrusel. Olid toona ja on ka praegu. Mul oli kokku 4 välislähetust ja mul oli kokku 4 perioodi, mil ma töötasin peamajas, nii et 4 on ilmselt see minu saatuse number. Mis on olnud õnnelik number? See on õnnelik number, et ma arvan, et see otsus kunagi, kui ma otsustasin Välisministeeriumisse tööle tulla, oli väga õige otsus. Ma kaalusin seda väga põhjalikult küll toona, aga see oli fantastiliselt tore aeg. Nii et sa, kui ma võin öelda, siis sa lõpetasid oma diplomaadikarjääri Tallinnas, tulles tagasi tööle Tallinnasse, aga praegu siis konsulaarosakonda ja Schengeni büroo oli Schengeni büroo, et ikkagi viisaküsimused olid. Viisaküsimused on olnud minu ratsu, mille otsas ma olen sõitnud ja erinevatel perioodidel natuke erinevad, aga viisaregistri arendused, liitumine üle Schengenilise viisainformatsioonisüsteemiga, mis võimaldab meil suhelda teiste liikmesriikidega viisaküsimustes, Vismail, mis annab samuti võimaluse lihtsamalt suhelda ja siis ka igasugust muud väiksemad konsulaarteemad sinna juurde, aga viisaregister ja viisatöö on olnud minu suur armastus. Ja natuke olen saanud sellel teemal ka järgmisi konsuleid koolitada. Mis on hästi tähtis, et oma teadmisi ja oskusi ka edasi anda. Sa jäid sinna ja üldse Välisministeeriumisse kuni siis aastani 2018. 2018 lõpuga sai ka minu karjäär otsa ja seda sai siis kokku 25 aastat ja 2 kuud. See on pikk aeg. Kui sa mõtled tagasi kogu sellele perioodile, number 4 jooksis siit juba läbi ja et see on olnud õnnenumber. Kuidas sa veel tagasi vaatad oma kogu sellele ajale? Mis on see, mis on vajalik ühele inimesele, kes otsustab Välisministeeriumis töötada, mis tähendab välislähetusi, erinevaid töökohti, erinevaid ameteid? Mis on see, mis sinu jaoks kõige enam sealt võib-olla tähelepanu väärib? Kõik kohad, kus mina olen Välisministeeriumis töötanud, tegelikult ka kõik need tööd, mida ma olen varasemalt teinud, on ikka olnud seotud inimestega. Ja inimene ongi meie organisatsiooni kõige suurem väärtus.
Keeleoskust ma juba mainisin, et keeleoskus on see, mida peaks endas arendama ja võimalikult laialdaselt. Aga võib-olla kõige tähtsam omadus peaks olema paindlikkus, sest eriti töö välisesinduses. See tähendab seda, et sa võib-olla hommikul surud kätt selle riigi presidendiga, aga võib-olla õhtul sul tuleb võtta kätte mopp ja koristada saatkonna ruumi, sest midagi on seal juhtunud. Et sa ei saa olla kindlalt ja jäigalt kinni oma ametijuhendis, vaid sa pead olema valmis tegema koostööd, tegema erinevaid töid, erinevaid ülesandeid täitma, sest elu on nii mitmekesine ja elu on nii huvitav, et selleks peab valmis olema. Ja loomulikult see, et ka teatud leplikkus. Me rääkisime siin rotatsioonist pisut. Ja rotatsioon viib meid kokku väga erinevate inimestega. Mõnikord on need inimesed, kellega sa saad suurepäraselt läbi, aga väikeses kollektiivis võib juhtuda ka nii, et see isikute vaheline keemia ei toimi. Et pool sammu tagasi astumist ja leplikkust, see aitab alati kaasa. Nii, et diplomaatia selles laiemas mõistes ka, et kuidas alati jääda viisakaks ja teisi austavaks. Sest siis tuleb järgmine ametikoht ja järgmine lähetus või järgmine koht peamajas. Et alati ei saa 100% sobivust eeldada. Peab vaatama tulevikku. Sinul on olnud õnnelikud 25 aastat ja 2 kuud Välisministeeriumis. Kui nüüd noored, kes meid ka kuulavad, sinu jutu peale mõtlevad, et kas see on midagi minu jaoks, ei ole, siis ma saan aru sinu jutust, et kui on hinges ikka see soov, et teha erinevaid asju, näha erinevaid asju, erinevaid riike, saada seda mitmekülgset kogemust, et siis Välisministeerium on see koht. Kindlasti. Ma olen nõus sellega, et see töö ei ole päris igaühe jaoks. Olen oma elu jooksul kohanud ka kolleege, kes tõesti kannatavad ära oma välislähetuse aja, sest probleemide eest ei saa põgeneda. Probleemid tulevad sinuga kaasa ka välislähetusse ja võivad isegi võimenduda. Aga kui sa oled valmis ise natukene muutuma, võib-olla ma siin ütleksin ühe luulerea, mille on kirjutanud Hando Runnel. Muuda ennast, muutub maailm. Võib-olla mitte palju, kuid siiski sinu enda jagu. Et ole valmis muutusteks. Siis saab kõik korda. Marja, ma väga tänan sind. Ma arvan, see on suurepärane punkt ka meie vestlusele, sest sellega on öeldud nii paljudki. Ja ma väga tänan sind selle ühiselt veedetud tunni eest ja loomulikult ma loodan, et sa naudid muutuste tuules ka praegu pärast Välisministeeriumi. Ma soovin sulle palju edu ja jõudu kõiges, mis sa teed. Ja aitäh sulle tänase intervjuu eest. Aitäh sulle ja lõpetuseks ma tahaks öelda, et mul on veel väga palju avastada ja ma olen alati sellel seisukohal, et kui sul on rohkem unistusi kui mälestusi, siis tasub veel elada ja mul on väga palju unistusi. Aitäh, unistame koos. Aitäh.